Tere hommikust ja tere tulemast siis uude videosse. Kell on 3:10 ja hakkame ujuma minema, et seekord lähme basseini. Ja meie kava on siin. 400 soojendust, 6x50 jalad, 2x100 kompleks ja siis on 8x200 rooli, režiim 3 minutit, 200 rahulikult vahele, vabalt. Siis 4x200 käed, režiim 30, käed on vabadega ja siis lõdvestus 4 sütti. Et vaatame, mis sellest välja tuleb. Tundub päris raske. No ei saaks öelda päris raske, aga mitte siuke lihtsalt tulpimine. Ja see ongi tänane ainukene trend. Nii, oleme rattast tagasi söödud ja kihutame nüüd kiirelt rongijaama, sest sealt tuleb meile üks külaline, kes jääb siis siia sama kauaks kui mina. Tema täispikka ei tee, aga tema võistles eile Euroopa meistrivõistlustel ja kui ta tahab, ta räägib ise teile, kuidas tal läks ja mis ta arvab sellest. Aga varsti näeme, et meil see üllatuskülaline on. Nii, oleme jõudnud siis meie külalistuppa ja langetame katteloori ja vaatame, kes siit välja tuleb. Tervist! Kus käisid? Mina käisin igal pool. Ma olen peaaegu 3 nädalat juba Euroopas ringi reisinud ja võistelnud ja nüüd siis tulin Martile appi trenni tegema. No selge. Aga kuidas see eile läks? Ja kus käisid eile? Eile ma käisin Valencias. Eile olid Euroopa meistrivõistlused, ma sain 28. koha. Suht okei võistlus, aga ütleme, alati saab paremini. No, absoluutselt. Kuule, aga selge, et lähme homme ujuma ja vaatame edasi. Muidugi. Nii, on aeg natuke juttu puhuda. Esiteks, väljas käib räige ilutulestik. Ma ei tea miks, aga nii see on. Eile siis oli plaanis basseini ujumine, aga see plaan pidi kahjuks ära jääma, sest bassein oli kinni. Siis tegime kiire plaani ümber, et on avavesi ja üke. Sellepärast see esimene päev nii poolikuks jäi. Aga täna oli plaanis 90 kilomeetrit ratast, kus siis tund aega oli soojendust. Siis oli 4x5 minutit 270 vatiga ja 10 minutit vahele rahulikult. Ja siis lõpetuseks oli ühtlase vati hoidmine. Et peale ratast käisin söömas ja nagu nägite, läksin siis endale rongijaama vastu, et aitan tal asjad ära tuua ja värki-särki. Ja siis pärast hiljem Indri jaoks käis ka söömas ja siis me läksime randa, suplesime ja peale seda oli teine trenn veel jooks, kus siis oli 10 minutit soojendus, 10 minutit jooksuärgsi, 20 minutit 4-0 tempos ja 10 minutit lõdvestust. Et Hendri tuli siis mulle sinna jooksu seltsi, kui oli see 20 minutit 4-0 ja lõdvestuse tegime ka koos. Ja siis me käisime söömas ja nii oli. Aga nüüd tõmbame tänase
otsad kokku ja lähme magama. Kell on 21:36. Vaatame, kui kaua see sõda siin väljas kestab, et kui see nagu väga pikalt kestab, siis magada küll ei saa. Aga selge, näeme juba homme. Kätte on jõudnud siis uus päev, 27. september ja kell on 10:11. Ja nüüd siis täna on kergem päev ja üldse hakkab nüüd olema siuke rohkem voodis vedelemine ja vähem trenni. Et täna on plaanis siis 20 minutit avavett ja sellega on see trenn läbi. Et lähen täna ilma kalipsota, et proovin ainult kombega ujumist. Vaatame, mis siin veetemperatuur teeb, et kui see kalipso ära keelatakse, siis ei ole ju mõtet kalipsoga ujuda. Igastahes viskame selle kombe selga ja siis vaatame juba edasi. Ja kätte on jõudnud õhtupimedus, et täna ma midagi rohkem ei teinud. Tegin mõningad kooliasjad ära ja magasin ja vaatasin Netflixi. Seda mul ei ole enam väga mõtet filmida. Aga varsti saab juba asjadele järgi minna võistluskeskusesse ja siis näitame juba, mis me sealt saame ja mis seal on ja kõike muud. Ja tänane ujumine oli üllatavalt hea. Ei olnud külm ega midagi, no ei saagi külm olla väga, kui vesi 23 kraadi. Aga selles suhtes see areena kombe on väga hea, mulle sobib. Ja ujumist on mul õlgadest või kuskilt ei takistanud ja kuskilt õõdumu ka ei hakanud, et selles suhtes oli kõik hästi. Aga sellega on see video läbi ja juba 3 päeva pärast tuleb siis uus video. Tšau!